aitäh sissejuhatuse eest, Alex. On au olla laval koos kahe kalli sõbraga, kes mõlemad on võidelnud Afganistanis, Liibanonis, Iraagis ja paljudes teistes lahingutes vaenlase tagalas. Ja on pidanud lahinguid ka televisiooni ees ning on osutanud uskumatut teenet juudi rahvale ja Iisraeli riigile, erinevalt paljudest teistest. Ja ma arvan, et te mõlemad tõesti vääriksite võimsat aplausi. Eelmisel nädalal vallutasid Golani väed Beauforti kindluse. Ja siis vaatad seda kindlust, see on ilus kindlus. Ja maa all, nagu Iisraeli suursaadik USA-s täna näitas, vallutasid nad terve Hezbollaha peidukoha kihi, mis oli ehitatud mitte selleks, et rünnata Iisraeli ja korraldada üks 7. oktoobri taoline rünnak, vaid selleks, et korraldada 7. oktoobrit. Relvade ja rakettidega, lahinguplaanidega, kaartidega, kõigist Iisraeli kogukondadest. Ja enamik inimesi vaatab seda ja ütleb 240 miili kaugusel. Ei. 24 miili kaugusel? Ei. Kui kaugel, Jonatan? Umbes 8 kilomeetrit. Okei, tõlgi see miilideks ja korruta 6-ga. 4,5 korda 6. 4250 miili kaugusel. See on nii kaugel. Vaatamata sellele ohule, vaatamata sellele, et Hezbollah on sihtinud Iisraeli vägesid, kahjuks pidi Iisrael Gantz, Benjamini nõukogu juht, just lahkuma, et saata viimsele teekonnale ühe Iisraeli sõduri, kes eile tema kogukonnas hukkus. Iisrael on Ameerika Ühendriikide palvel viimase nädala jooksul korduvalt relvarahust kinni pidanud. Ja siiski on Hezbollah relvarahu rikkunud. Ja kõigele sellele vaatamata on mõned meie suurimad sõbrad ja liitlased nimetanud Iisraeli vastutustundetuks ning Iisraeli kujutatakse agressorina. Minu esimene küsimus teile mõlemale on see, mida minult sageli küsitakse. Kas on võimalik, et me võidame ja meid ei süüdistata selle eest? Alustame teiega, kolonel Kemp. Enne kui ma sellele küsimusele vastan, tahaksin ma kasutada võimalust ja avaldada austust Iisraeli kaitseväe erakordsetele meestele ja naistele. Ma olen näinud neid võitlemas ja tean, kui erakordsed nad on. Ma ütleksin, et Iisraeli kaitsevägi on tänapäeva maailma kõige erakordsem armee. Ja vastuseks küsimusele, kas te saate võita ilma süüdistusteta? Vastus on ei. Kas soovite täpsustada? Te ei pääse nii lihtsalt. Kolonel Kemp, nad saatsid teid siia otse Inglismaalt. Ma arvasin, et peame olema väga lühikesed. Mitte nii lühikesed. Igatahes, ma mõtlen. Tegelikkus on see, et Iisrael on ebaseaduslik riik. See ei peaks olemas olema. Sellel on ebaseaduslikud asundused, ebaseaduslik okupatsioon ja apartheidi režiim. See viib läbi genotsiidi. See näljutab oma vaenlasi lahinguväljal. Ja seetõttu kõik, mis Iisraeliga juhtub, kui keegi ründab Iisraeli, siis nad on selle ära teeninud. Kõik, mida Iisrael teeb enda kaitsmiseks, nemad on süüdi. Nii et ei, see pole faktide küsimus. See on küsimus sellest, kuidas inimesed üle maailma seda tajuvad. Toon lihtsalt 2 hiljutist näidet rakendatavatest topeltstandarditest. Esimene neist on Iisraeli kaitsevägi tappis Gazas x 1000 tsiviilisikut. Ja loomulikult igas sõjas, kus on tsiviilisikud, saavad tsiviilisikud surma. See on kahetsusväärne, kuid see juhtub. Ja neid mõisteti kogu maailmas selle eest hukka. Iraanis veebruaris öeldakse, et umbes 40 000 iraanlast tapeti oma enda rahva poolt. Mis oli vastus? Mitte midagi. Ei marssimist, ei proteste, ei vägivalda, mitte midagi kogu maailmas. Ja teine näide. Üks teie valitsuse ministritest üritas alandada inimesi, kes tulid flotilliga, seadusliku abiflotilliga, et loodetavasti jõuda Gazasse. Ja seda mõisteti kogu maailmas hukka. See oli kohutav, see oli sõjakuritegu. Aga samad inimesed, kui nad jõudsid tagasi oma riikidesse, Hispaaniasse ja Austraaliasse ning võib-olla mujalegi, neid kohtlesid jõhkralt ja peksid nende enda politseinikud. Ja kus oli selle hukkamõist? See polnud sõjakuritegu. Seda eirati. Nii et kõik, mida Iisrael teeb, on vale.
ja täiesti erinevaid standardeid rakendatakse kõigi teiste riikide suhtes maailmas. Jonathan. Nii et ma kaldun veidi kõrvale veidi üldisest meeleolust siin ruumis. Ja ma ütlen, et me ilmselt ei saa ega meile ei lubata oma vaenlasi otsustavas sõjas võita. Nagu me tegime 1967 aastal. Mis on viimane kord, mida ma tean või mäletan, kui me tegelikult suutsime vaenlase otsustavalt võita. Aga sellest ajast alates oleme me võidelnud ja parimal juhul viigistanud. Ja osa sellest on meie enda süü. Osa on välised mõjud ja piirangud, kaasa arvatud see, kus me täna oleme. Aga minu probleem on see, et ma ei usu, et me tegelikult pingutame piisavalt, et saada toetust ja esitada oma seisukohta maailmale. Ja anda kümnetele või sadadele miljonitele inimestele üle maailma, kes teavad, mida kolonel Kemp ütleb, kes teavad, mida teie ütlete, kes teavad seda, mida me kõik siin ruumis teame, et Iisrael peab väga õigustatud võitlust, väga õigustatud eksistentsi sõda kurjuse jõudude vastu. Aga paljud inimesed üle maailma, kes tahavad Iisraeli toetada, jäävad ilma tegeliku teabe ja argumentideta, et välja astuda ja aidata Iisraeli ja olla meie poolel. Olgu need siis seadusandjad, tavainimesed või lihtsalt tavalised kodanikud. Ja ma arvan, et Iisrael peab, ning see tähendab valitsust, ministreid, välisministrit, Iisraeli kaitseväge. Sina ja mina mõlemad teame, et viimased 15-20 päeva pole Iisraeli kaitsevägi andnud ühtegi intervjuud inglise keeles. Miks? Sest nad ootavad juhiseid poliitiliselt juhtkonnalt. Kogu selle aja jooksul on meediavaldkonda domineerinud teine pool. Ja täpselt nagu lahingus, kui jätad vaenlasele tühimiku, täidab ta selle. Kui sa ei võitle, kui sa ei ole kohal, juhtides, kujundades sündmusi, juhtides narratiivi ning meie keeles ajakirjanike kohale tuues, neile infot andes, neile näidates, mis toimub ja võideldes. Nagu me peame tegema meedias, siis ei saa me eeldada, et meil lubatakse võita. Ja ma arvan, jah, ma nõustun sellega, mida kolonel Kemp ütleb. See on väga tõsi, aga me peame rohkem pingutama. Kuna aeg tiksub, tahan ma proovida veel paar küsimust esitada. Kuvand versus tegelikkus. Iisrael on maailmas isoleeritud. USA on meie ainus liitlane ja me oleme täielikult USA'st sõltuvad. Ilma nendeta hävitataks meid. Arva ära, kes seda ütles. Colonel Kemp. Donald Trump. Pöögü. Väga lähedal, ainult üks samm veel lähemal. Tema asetäitja. Mis sa arvad, taju või tegelikkus? Ma arvan, et see on pigem taju, mitte tegelikkus. Ja me oleme seda kuulnud ka varasematelt paneeli liikmetelt ning ka suursaadik Hakabilt. Oleme kuulnud veidi rohkem Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide suhete tegelikkusest. Aga seda öeldes arvan ma, Ameerika on Iisraelile väga oluline, tõenäoliselt kõige tähtsam riik Iisraelile. Aga Iisraelil on palju teisi liitlasi ja sõpru üle kogu maailma. Ja ma ütleksin, et eriti siin ja järjest enam Lähis-Idas. Ja teate, me teame Abrahami kokkulepetest. Minu arvates on igati tõenäoline, et Abrahami kokkulepped arenevad edasi ja toovad Iisraelile rohkem sõpru. Ja Iisraeli sõbrad ja vaenlased. Lähis-Idas on näinud erakordset viisi, kuidas Iisrael on seda 7 rindega sõda väga tõhusalt pidanud. Teate ju, väga rasketes, paljuski kohutavates tingimustes. Ja nad austavad seda ning näevad seda. Ja nad on seda näinud ning nad on palunud Iisraelilt abi selles, mida nad on teinud. On ka teisi riike üle maailma, kes otsivad Iisraelilt abi ja juhendamist. Ja ma arvan, et on üks asi, mida keegi varem mainis, et surig on mõõgast vägevam, mis on midagi, mida ütles Litzen. On üks väga kuulus Ameerika kindral nimega Douglas MacArthur, kes ütles, et see, kes väitis, et sulepea on võimsam kui mõõk, pole kunagi automaattulega kokku puutunud, mis minu arvates on tõenäoliselt tõsi.
ja mina usun, et Iisraeli tegevused, mitte niivõrd see narratiivisõda, millest on rääkinud Jonatan, ja kogu see suhtekorraldus on väga-väga olulised. Aga ma arvan, et Iisraeli tegevused on sellest palju olulisemad. Iisrael võidab Lähis-Ida riikide toetuse. Samuti võidab see lääneriikide, sealhulgas Euroopa riikide toetuse. Euroopa seisab silmitsi väga-väga ohtliku olukorraga. Euroopat ootab lähiaastatel ees ulatuslik vägivald kogu Lääne-Euroopas, sealhulgas Ühendkuningriigis ja tõenäoliselt isegi kodusõja ulatuses. Ja need riigid hakkavad Iisraeli poole pöörduma toetuse saamiseks. Nad juba teevad seda. Vene droonide ja Vene ballistiliste rakettide oht Euroopale, neil ei ole sellele vastust. Neil ei ole sellele mingit vastust. Ukrainal on vastus olemas, aga nad otsivad seda vastust Iisraelilt. Ja keegi mainis seda juba varem ning ma kordan seda nüüd. Ma räägin koina, pelga koina. Juudid pandi maa peale selleks, et olla valguseks rahvastele. Ja nad ongi, Iisrael on see valgus, kaitstes oma riiki. Ja ma arvan eriti mitte ainult sõjatehnoloogia vallas, vaid ka selles, kuidas need erakordsed Iisraeli kaitseväe mehed ja naised on maailmale näidanud, kuidas võidelda. Ja paljud Lääne-Euroopa riigid, mis hakkavad selle vägivallaga silmitsi seisma, hakkavad vaatama Iisraeli poole, et näha, kuidas nad kavatsevad võidelda. Nii et narratiiv on üks asi, aga ma arvan, et tegutsemine on veelgi olulisem. Jonatan, anna meile oma vastus selleks ajaks, mis meil veel jäänud on. ma olen ettevaatlik Iisraeli poliitikute suhtes, kes kampaania ajal ütlevad, et me hakkame olema iseseisvad USA-st. ma arvan alandlikult, et see on vastutustundetu asi öelda, sest ma ei usu, et Iisrael suudaks end kaitsta ainult Iisraelis valmistatud platvormidega. meie ei tooda F-35-sid, me ei tooda ühtegi F-seeria lennukit. Ja aastaid on meil olnud piirangud täiesti iseseisva sõjatööstuse loomisel. Ja kui olla aus, siis Iisraeli majandus ja meie võimekus toota raskeid kaupu, nagu neid, mida sõjanduses vaja läheb, lihtsalt puudub. Võib-olla on see tulevikus võimalik, aga rääkida sellest praegu, justkui oleks see saavutatav enne järgmise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist USA-ga, ei ole realistlik. Nii et ma pööraksin selle väite pea peale ja ütleksin, et kindlasti oleme me iseseisev riik. Me näitame oma väärtust lahinguväljal. Ja tänu töökatele inimestele, kes on väga ettevõtlikud, töötavad pikki tunde, loovad selle võimsa majanduse, mis meil on, teenivad ka reservis ning suudavad kõike seda teha, kasvatada meie SKP-d, eksporti ja palju muud. Ja see peakski olema kõlav vastus küsimusele, kas me oleme iseseisvad või mitte. Aga ärme aja end segadusse ja ärme tee seda lihtsat lapsikut asja, et kui teie ei taha olla meie sõbrad, siis meie ka ei taha olla teie sõber. See ei ole olukord, kus Iisrael praegu on. Ma arvan, et see oleks vastutustundetu. Ja ma arvan, et meil oleks sellest rohkem kasu. Ja ma arvan, et USA-Iisraeli liit oleks paremini teenitud, kui rõhutada seda tohutut head, mida Iisrael teeb USA jaoks, võideldes tema poolel ja olles parim Ameerika relvasüsteemide turustaja, kes eales eksisteerinud on. Me võitleme Ameerika relvasüsteemidega ja me alistame kõik vaenlased, kes USA-l on. Ja kui ma olen Ameerika relvaarendaja, siis ma ei pea eriti pingutama, et tõestada, kui hea on F-35 Vene päritolu õhutõrjesüsteemide hävitamisel. Ma ütlen lihtsalt, vaadake Iraani. Ja kui ma olen S-300 või S-400 Vene müügi esindaja, siis on mul tõsine probleem. Ja ma arvan, et me peaksime rohkem pingutama, mitte solvuma, vaid hoopis sirgelt seisma, tugevana, teades oma väärtust, vaadates meie ühiseid saavutusi rahvana, riigina ja siis nõudma seda õigustatud kohta laua taga, nagu siin varem mainitud. Partnerina, mitte kellegi vähem väärtuslikuna, vaid tõesti nõudes seda partnerluse taset, sest me oleme selle välja teeninud.
aga mitte otsides võimalusi olla pahatahtlik ega solvuda hoolimatute kommentaaride peale, mida teeb ükskõik milline poliitik siinpool või teisel pool Atlandi ookeani. Suur tänu teile mõlemale!